Septembrikuu saated keskenduvad uutele töövormidele ja matkamisele looduses. Motivatsioonimaastikud, episood 1, uue alguse usaldus. Minu külaline on Triinu, kes on üle 20 aasta töötanud juhtivatel ja vastutavatel kohtadel nii era- kui avalikus sektoris. Oma karjääri jooksul on ta olnud seotud Tartu Ülikooli sihtasutuse Tartu spordiga, kus tegeles riigihangete, spordihoonete haldamise ja meeskonnatöö juhtimisega. Viimased 10 aastat on aga Triinu pühendunud Taevaskoja turismi- ja puhkekeskuse arendamisele, tuues ettevõtte välja keerulistest aegadest ja kasvatades selle tulu märkimisväärselt. Lisaks on Triinu armastav loovhing, kelle hobideks on mitmed kunstilised tegevused ja liikumine. Tere tulemast, Triinu, esimesse podcasti. Tere, Lisanna. Mul on väga hea meel sind külalisena siin näha. Ja võib-olla alustame sealt pihta, et meil on eesti keeles isegi natuke kulunud väljend juba, et see kõik on uus septembrikuus. Ja tegelikult mulle tundub, et kõik ongi uus. Lapsed lähevad kooli ja organisatsioonid ka hakkavad mõtlema, et mida uut me saame teha. Milline on sinu uue alguse kontseptsioon? Neid uusi alguseid on mul elus olnud mitmeid ja tavaliselt nad on üllatusena minu ellu tulnud, et ma ei ole kunagi otsinud ise uusi algusi, et see on nagu selline kummaline tagasivaade ja kui ma mõtlen, siis minu kõik uued algused on olnud sellistes kohtades, kus ma olen pidanud hakkama ehitajaks, sõna otseses mõttes. Et ma olen üles ehitanud mitmete organisatsioonide struktuure, meeskondi, reorganiseerinud asutusi ja viimane minu siis selline uus algus oli täiesti erinev kõikidest minu eelnevatest protsessidest siis tulla turismi. Ja selle ettevõtte puhul oli täpselt see sama tulemus, et tuli hakata ehitama. Tuli hakata midagi uut tegema, midagi uut välja mõtlema ja kuidagi teistmoodi asju tegema. Aga kuna see tundus nii ahvatlev, siis see uus algus ei olnud raske. No väga huvitav. See just, et kui ma kuulen, et sa ei ole kunagi selles mõttes nagu otseselt nagu otsinud, aga sellised ehitamist vajavad projektid on siis sinu juurde kuidagi ise siis tulnud. Kuidas Taevaskojaga see siis oli? Kuidas ta tuli? Taevaskojaga tuli. Et kui ma olin otsustanud 3 aastat lapsega kodus olles, olin ma teinud põhimõtteliselt terve aeg Tartu spordis ikkagi tööd, küll mitte oma tööd, vaid kõiki siis erinevaid projekte, mis seal üle jäid ja mulle suunati. Samamoodi ma neid ei otsinud, need tulid jälle minu juurde. Siis ma olin otsustanud suve alguses 2013, et ma ei taha enam oma tööd teha, et see ei kõneta mind ja ma olin otsustanud oma peas, et ma lõpetan ära selle töö. No see ei olnud kerge otsus, sellepärast, et me olime kokku kasvanud, me olime oma nii-öelda endise ülemusega seda vankrit vedanud Tartu spordis ja ka Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis eelnevalt koos, siis see otsus oli väga raske, ma kaalusin seda 2,5 kuud, et minna ja öelda, et nüüd ma siis otsin midagi muud endale. Ja lõpuks sai see välja öeldud ja siis septembri lõpuga või septembri keskpaigaga ma sain asjad üle antud ja otsustasin, et ma olen aasta aega kodus, et ma puhkan, ma olen väsinud, ma puhkan, ma ei tea, reisin, käin. Ja see minu puhkus lõppes siis novembri lõpus lapates Postimehest oma abikaasa vanema juures. Leidsin ma töökuulutuse Postimehest. Ma ei vaadanud neid. See tuli lihtsalt ette täiesti nii nagu ikka. Minuga juhused on minu poole teel alati. Leidsin selle töökuulutuse ja mingil põhjusel see mind kõnetas, kuna ma olin enne seda üles ehitanud Tamme hosteli täiesti nullist uuesti kuni siis lõpuni välja käivitamiseni, siis tõenäoliselt oli see asi kõnetas mind seetõttu nagu tugevamalt. Ja siis ma mõtlesin korra selle peale, mis ma endale lubanud olin, et ma puhkan ja siis ma helistasin oma endisele ülemusele Evele, küsisin, mis ma teen.
Eve ütles, et mis sul kaotada on, ikka mine vaata, mis seal on. Et tema on selline tugi olnud mulle nagu alati sellistes olukordades. Ja siis kandideerisin sinna, käisin vestlusel oma teisel elus üldse teisel töövestlusel, ma pole töövestlustel käinud. Ja mul jäi sealt nagu selline kaheti tunded, et minna ja mitte minna. Ja kui ma olin kohtunud ka teist korda tööandjaga ja näinud natuke neid numbreid ja natuke neid tegevusi, siis ma ikkagi otsustasin, et ma ei taha enam üles ehitada asju. Ma tahaks töökohta, kus on kõik valmis ja ma lähen ja teen. Ja ma ütlesin ära, et ma ei tule. Okay. Ja sellest läks kuskil circa äkki 2-3 nädalat mööda, kui ta oli helistanud, siis Taevaskoja puhkekeskuse tolleaegne juhataja oli helistanud siis minu soovitajatele ja helistas mulle uuesti ja palus mind ikkagi tulla ja proovida. Siis ma helistasin uuesti Evele, küsisin, mis ma teen. No ma lähen siis proovin. Ja siis ma olin kokkuleppeliselt jaanuar, veebruar, märts selline töövari nii öelda. Et ma ei olnud tööl, aga ma tutvusin selle ettevõtte tegevustega, kuidas asjad käivad, mismoodi asjad käivad. Ainuke pool, mis minule nagu jäi varju, oli siis finantsid, et neid mulle nagu otseselt ei näidatud, sest see ei olnud minu teema nagu tol hetkel müügijuhina. Ja siis 1. aprilliga me leppisime kokku, et ma siis asun ikkagi tööle. Ja ma olin selleks hetkeks tegelikult juba enam-vähem pildi ette saanud, et mismoodi selle ettevõtte juhtimine käib ja mis selle taga on. Ja miski mul nagu oli hinges, et ma ütlen jah, ma tulen tööle, aga miski oli see, mis tekitas minus hästi suurt ebakindlust. Et võib-olla siis see info puudus natukene, ja siis ma asusin tööle. Tol hetkel oli ka meie hallata Mammaste tervisespordikeskus, need olid nagu väga tormilised, ütleme siis 4 kuud kuni juuli lõpuni, kus ma põhimõtteliselt ainult jooksin ja sõitsin nagu 2 koha vahelt, proovisin aru saada, et mida me üldse saame teha. Ja siis juuni keskel ma sain aru, et tegelikult meil on kliendid, aga meil ei ole ressursse, meil ei ole vahendeid, meil ei ole isegi inventari ja see oli ka selle jooksmise põhjus. Lisaks sellele siis oli ka suhtumine töötajatesse täielikult minu nagu standardite vastane, et ma ei suutnud ikkagi, ma sain aru juuni lõpuks, et ma ei suuda töötada ettevõttes, kus niimoodi oma töötajatesse suhtutakse. Ja siis juuli keskpaigas ma otsustasin, et ma lahkun ikkagi sellest ettevõttest, et mul ei ole kaotada midagi. Mul oli tegelikult ka üks pakkumine, millest ma küll loobusin juba enne, kui ma olin lahkunud Taevaskojast. Ja minu lahkumine oli selline naljakas, et mul ei olnudki nagu kuidagi võimalik lahkuda, sest mul ei olnud kellegi asju anda. Ja siis ma võtsin julguse kokku, helistasin ettevõtte omanikule, suuromanikule siis. Et mis nüüd saab, et kellele ma annan arvuti, kellele annan telefonid, kellele ma annan asjad üle. Ja siis tema üllatus oli väga suur ja ta oli täiesti šokeeritud ja küsis mu käest ainult ühe küsimuse, kas nüüd on juba hilja, millest ma ei saanud aru, et milleks on nagu liiga hilja, sest ma olin teda 3 korda näinud terve selle aja jooksul, et ma ei olnud temaga väga kohtunud, mõned koosolekud ja mõned sellised mõttetalgud olime teinud koosolekutel. Ja siis, kui ta mulle selgitas seda olukorda, siis ma sain aru, et ta on oma peas juba otsused ammu teinud, aga mina lihtsalt ei teadnud nendest midagi. Ja siis juhtus selline olukord, kus mulle pakuti siis juhatuse liikme kohta alates siis augustist.
ja natukene oli vaja seal korrastada asju ja siis alates 16 august olin ma siis juhatuse liige tegevjuht. Tänaseks siis 10 aastat. No palju õnne sulle, et vau, milline lugu on ja mitu korda neid, okei, ma lähen ära, see ei ole minu jaoks, ja siis ikkagi, kas seal oli mingi salajane või müstiline koostis aine või nii-öelda isegi liim, mis sind siis nagu tõmbas või mis ikka, et tekkis üldse selline olukord, et et aga ma tahan ju minna, aga ma justkui ei saa nagu minna ja justkui nagu, et selline tunne hinges, et kellele ma need asjad jätan, kuigi asjad võib ka jätta lihtsalt laua peale, on ju. Aga lihtsalt sinu kohuse tunne lihtsalt oligi see liim, aga kas midagi sind võlus ka selle keskkonna või? Ja kindlasti see Taevaskoda võlus mind tegelikult, miks ma ka sinna tööle sõna ütlesin ju tegelikult ma enne seda käisin ja tutvusin selle kohaga ja käisimegi Taevaskodades, et see oli nagu kindlasti see punkt, mis sellele iile sai nagu, et see kõnetas, samas olid hästi suured kahtlused hinges, sest et mul on selline tagaselja empaatia alati, mis ütleb, kui midagi on valesti. Et ma tunnetan selle ära oma mingi 7. meelega ja aga kuna ma olen ehitaja, on ju, siis tõenäoliselt on need minu väljakutsed ongi need, et kui midagi on halvasti, siis teeme selle korda. On ju. Parandame selle ära. Et see on jah, minu see maailmaparandaja hing on ikkagi väiksest saadik olnud, ma olen lapsest saadik olnud maailmaparandaja. Ja võib-olla liigume siis edasi selle juurde, et sa said tegevjuhiks, kui sa nüüd mõtled sinna aega tagasi, sa said siis nii nii-öelda ressursid, finantsressursid, inimressursid ja sa kõik said need põhimõtteliselt nagu nüüd enda juhtimise alla, eks ju. Et mis olid siis need edasised sammud selle meeskonnaga, kui sa enne ütlesid, et kui sa ise olid töötajana tunnetanud, et see kultuur ei olnud päris see, mida kõike sa pidid siis sellel hetkel hakkama nagu tegema, et neid inimesi ühendada ja ka et usaldust enda suhtes kasvatada selle ehitajana ja juhina? Õnneks ma olin selle usalduse juba tegelikult töötajatest tekitanud. Nad tegid isegi minu tagaselja koosoleku minu toetuseks. et see usaldus oli olemas, pigem oli see, et me pidime muutma oma töökultuuri ja mina pidin muutma ettevõtte siis nagu töötajate väärtustamise kultuuri ja selgitama, et mismoodi me edasi läheme asjadega. Palgasüsteemi tuli muuta, sest inimesed olid kindlasti alamakstud, mis ei olnud absoluutselt mõeldav, et hoida endal kvaliteetseid töötajaid. Töötajate voolavus oli hästi suur ja minu eesmärk oligi esialgu, et saaks paika nagu inimesed, kes tahaks töötada ja kes püsiksid ikkagi pikaajaliselt. Turismis on see tegelikult praktiliselt võimatu, eriti nii suure ettevõtte puhul nagu meie, et pereettevõtet on seda ka võimalik pidada, aga kindlasti meie ettevõtte puhul see voolavus on ja jääb nagu alati, ja siis loomulikult pidigi hakkama otsa vaatama, et kuidas me üldse hakkama saame, et mis on meie võimalused, millised on meie kliendid ja teha rasked otsused ja anda ära ikkagi Omavalitsuste tervisespordikeskus tagasi vallale. Et see oli otsus number 1, mille ma tegelikult olin juba oma peas enne ära teinud, kui ma juhatuse liikmena vormistatud olin. Et see oli selge, et see on meile koormav ja me ei suuda seda hallata selliselt. Et tegime vallale ka ettepanekud, aga vald arvas, et hakkab ise haldama seda ja võtab siis enda haldusesse tagasi. Et see oli selline üks raske otsus number 1, mis ma tegin. Ja loomulikult, et see tööjaotus ja kõik, et mismoodi, kes hakkab mida tegema ja kes millegi eest vastutama ja siis kõige suurem väljakutse oli maksta ära maksmata arved. Et see oli üks suuremaid väljakutseid. Hakata läbi rääkimisi pidama. Sa ennem mainisid, et juba üsna alguses said aru, et tegelikult teil on kliendid on olemas, aga võib-olla ressursse oli vaja selle 2 koha vahel jaotada ja neid kliente võib-olla ei suutnud nagu vastu võtta, et kuidas need kliendid siis järjest ikkagi, selle kliendi voo said ikkagi
tulemas, sest see, ma kujutan ette, aitab ka väga palju tasumata, siiani tasumata arvete maksmisele, et kuidas need kliendid sa järjest leidsid ja said niimoodi? Kliendid tõenäoliselt üks suur samm, mis me tegime, parandasime oma olmetingimusi sõna otseses mõttes majutusasutuses, et kuna üks maja oli selline, mida ei olnud võimalik isegi müüa minu arust mitte kellegile, siis esimese asjana sai korda tehtud ja renoveeritud natukene seal mööblit ja kõik nendest vahenditest, mis meil olemas olid. Ja tegelikult turundus, reklaam, omad tutvused esialgu Facebookis jagamine, hästi palju sai saadetud tol hetkel neid nii-öelda infokirju, meile ja vaikselt hakkasid tulema ja kui on üks rahulolev klient, siis tegelikult tema ju on kõige parem reklaami ja selline turundaja, et ja loomulikult siis tuligi võtta ka otsus vastu, et mis saab edasi, sest et tegelikult oli terve keskus ajale väga-väga jalgu jäänud. Oli vaja teha otsuseid, oli vaja võtta suurem pangalaen ja oli vaja teha suure renoveerimine. Selle nimel tegime 2015 hästi põhjalikku tööd ja 2016 sai see siis teoks. Ja loomulikult oli vaja ka see selgeks teha nõukogule ja omanikele, et see on hädavajalik toiming, et see oli üks suuremaid töid selle juures ja teine asi ka pank muidugi, et saada pangast positiivne vastus, käisin ma pangas vestlusel. See oli mu 3. töövestlus, mitte tööle saamiseks. Et pank ei olnud kindlasti vaimustuses meist kui kliendist. Et aga ma suutsin ikkagi oma haldurile selgeks teha, milleks meil seda raha vaja on ja mis see kaasa toob meile. Ja suutsin kuidagi selle ära teha, et esimene investeering oli 130 000, mille me tegime 2016, et teha korda kõik majad. Ja ma arvan, et see oli ka see üks tõuge meie kliendivoo väga suurele suurenemisele, et see sõna läks nagu laiali. Ja täna on meie püsikliendid noorte projektid, iga aasta erinevad, küll püsikliendid ja need kliendid tulid meile tänu sellele renoveerimisele. Inimene tahab ikkagi olla mugavas keskkonnas, ta tahab küll olla looduse lähedal, aga ta tahab olla ikkagi, et tal on kõik hästi. Kas nüüd, ütleme nii, et kui kõik nüüd hakkas justkui nagu minema, sa said selle pangast jaatava vastuse ja said need finantseeringud peale, said need vajalikud, kõik need ehitustööd, renoveerimised nagu tehtud. Kas nüüd selle aja jooksul tekkis sul ka mingil hetkel see tunne, et ma ei tea ikkagi, kas see on minu jaoks? Siis enam ei tekkinud. Mul oli selline hoog sees. Kui oleks veel neid rahalaevu olnud, et siis ma oleks, ma arvan, hooga teinud ikkagi väga-väga palju, et tegelikult tuli raha lugeda. Need renoveerimistööd olid ka tegelikult säästuprogrammiga 2 maja peale, et seal sees oli ka mööbel täielikult, et ma olen algusest peale kasutanud taaskasutusmööblit, sellepärast, et pole võimalik lihtsalt uut soetada selliste tulude juures, nagu meil on. Ja no miks mitte, sest et 5 tärni hotellid vahetavad oma voodeid lihtsalt mingi standardi järgi, ilma et need oleksid nagu kulunud või katki või neil oleks midagi häda. Ja mul on olnud hea koostööpartner Tartus, kes tarnib neid Eestisse ja kui midagi sellist on, mis mulle sobib, siis ma saan sellest esimesena teada. Ma saan paremad asjad sealt alati. Parimad asjad. Et mul on nendega hästi tore koostöö ja nad olid nagu väga-väga vastutulelikud. Ma olen neile ka maksnud jupikaupa järelmaksuga, millega iganes, et nad on hästi kannatlikud, nad on alati valmis mind aitama, et selles suhtes ma leidsin enda ümber need ettevõtjad, kes olid valmis nagu sel hetkel, kui oli raske, olid nagu toeks. Et ma olen äärmiselt tänulik nagu sellele ettevõttele. Nii et kes meid täna kuulab ka ja on taaskasutus ja sellise jätkusuutliku ja rohelise mõtteviisi pooldajaid, keda kindlasti on võib-olla isegi enamik meie kuulajatest, siis võib sammud seada taevaskotta, et näha seda, et kuidas on võimalik taaskasutada ja vägagi niimoodi, et see sulandub keskkonda, sa põhimõtteliselt ei oskakski seda võib-olla öelda, et seal
midagi on teise ringi omast, ma ise olen ju käinud, ma ise tean, et kõik on nagu väga ilus silmale vaadata, ütleme niimoodi. Okei, ma küsisin, et kas sul olid neid nagu kahtlusi või mõtteid nagu ära tulla ja siis ütlesid, et ei, et kui finantsid ja kõik said, siis sa said nagu tiivad põhimõtteliselt ja sa lendasid, eks ju. Küll aga ma küsin ka seda, et kas sa mingitel hetkedel ikkagi vajasid endale mentorit, nagu seda ühte eelmist kolleegi, kellele sa alati helistasid, et kas sa talle või kellelegi teisele helistasid ikkagi aeg-ajalt, et nagu... Ja Eve on ikkagi mulle mentor oli esimesed paar aastat, et mina jagasin talle infot, mis oli minu peas eelmise asutuse osas, mis mul veel meeles oli ja mis oli võib-olla kõigil teistel meelest läinud, et kuidas uksepuhur töötab näiteks, et siis Eve on mulle alati nõu andnud, ta on mind aidanud juriidiliste dokumentidega, igasuguste selliste asjadega, mida ei ole mõtet ise leiutada, et ma olen alati seda meelt, et leia keegi, kes on selle juba leiutanud, et jalgratast uuesti otsast peale leiutada pole mõtet. Mul on alati see tugi olnud selja taga, mul on siiani Tartu Ülikooli kolleegid, kelle poole ma võin iga kell pöörduda, kui mul on vaja mingit abi hanke teemal, IT teemal, mis iganes teemal. Nad on alati mulle nõus abi osutama. Et ma kindlasti ei arva, et ma oskaks kõike ise teha, et kindlasti mitte. Ja ma ei tahagi neid asju teha, mis keegi on paremini teinud kui mina, ja ma jagan ise alati hea meelega oma tehtud asju. Et kui ma olen midagi ära teinud, miks keegi teine peaks selle nullist uuesti tegema, ma arvan, et sellel ei ole nagu absoluutselt mitte mingit mõtet, et me raiskame ilma asjata oma aega, mis on kõige kallim vara meil. Et ma alati küsin teiste käest ja jagan ise hea meelega enda asju täpselt samamoodi. Ma küsin aga nüüd seda, et ma tean, et sa enne elasid linnakeskkonnas oma perega, kuidas sul õnnestus pere rääkida ära, et nüüd nüüd me lähme taevaskotta ära elama? Ei, see ei olnud raske selles suhtes, et abikaasa poolest ei olnud üldse raske, tema niikuinii tahtis majas elada, et tema jaoks korteris elamine oli väga võõras, sest tema oli kasvanud majas. Aga meil oli küsimus, et kas me jääme oma Tartu majja ja renoveerime selle või siis otsime midagi lähedale. Kohe me seda ei leidnud, me otsisime tegelikult aastaid, et endale sobilikku elukohta. Ja lapsega ei olnud üldse probleemi, sest et meil on ka maakoht ja maalt koju sõites tema sellest hetkest, kui ta oskas rääkida mõned sõnad, nutis terve tee, ei taha koju, tahan maale. Et tema oli selles suhtes hästi maalembeline ja tal ei olnud küsimustki, et kolida taevaskotta, et tal ei olnud isegi sõprade poolest väga hullu, et mis ma ise nagu natuke muretsesin. Aga ta oli lasteaia laps ka, et natuke kergem oli kindlasti, kui oleks praegu kooli ajal. Ja siis veel rõõmu ja rohulullu toovad ka lisaks perele iga inimese ellu hobid. Et kuidas taevaskojas oldud aeg nüüd sinu nii käelistele kui ka liikumishobidele, millise uue suuna see sisse andis? Ära jäi rulluisutamine, sest meil puudub kergliiklustee siiani Põlva taevaskoja vahel. Nii et head poliitikud, kes te saadet kuulete praegu. Seda piinlik isegi välja öelda, et seda ei ole, sest et meil on täitsa Kapa-Kohilas on ju kuskil kergliiklusteed, ei kuskile viivaid kergliiklusteid ja Põlva taevaskoja vahel see kahjuks puudub hetkel. Aga tegelikult rulluisutamine jäi ära mul ränga kukkumise tõttu, et ma ei ole siiani suutnud neid alla panna, et see ikkagi see kukkumine pani nagu väga korraliku põntsu mulle ja see juhtus just vahetult enne taevaskotta kolimist, et see on täielikult minu nagu hobidest välja jäänud, kuna ma elasin Tartus laululava lähedal, siis see oli nagu väga hea nagu koht käia lapsevankriga sõita seal, et see oli nagu selline mõnus koht.
ja ütleme niimoodi, et sport on olnud mul niikuinii, ma olen spordisõltlane olnud nagu eluaeg, et alati ma pean midagi tegema. Tavaliselt ma olen otsinud alternatiive, mida ma saan teha siis, kui mul on vaba hetk. Et selline grupitrennides käia ma ei ole tegelikult koolist saadik olnud, et ma olen kas ratas sõitnud, jooksnud, teinud selliseid asju, mida ma saan ise teha. Aga nüüd hetkel Põlvas olles tuli minu ellu jumping, mis oli nagu minu täielik lemmik. Kahjuks seda enam ei ole, et treener läks ära. See on mul siiani hinges ja tõenäoliselt pean hakkama Tartus trennis käima. Et ma tunnen sellest puudust, sest see oli see koht, kus ma sain kõik oma pinged välja hüpata, et mulle sobis see. Ja minu ellu tuli jooga tänu Taevaskotta kolimisele, et kuna meie külas on Kundalina jooga treener, siis tuli minu ellu jooga. Ma sellega aktiivselt täna ei tegele igapäevaselt, aga aeg-ajalt, kui mul on ikkagi tunded siis ma leian tee joogasse tagasi, et ma saan alati ühineda grupiga, sest et ma olen seda päris palju teinud ja ma olen edasi jõudnud ikkagi, et ma ei pea kursuseid enam läbima. Ja tänu sellele tuli ka minu ellu mõned korrad siis joogalaagris käimised, mis olid alati septembris ja mis päästsid minu suvepinged nagu igate pidi nagu maandasid minu suvepinged, siis ütleme nii. Seda ka enam ei korraldata, et pean leidma vist endale mingi septembri tegevuse. Et septembrikuus tahaks hirmsasti ära minna, et tahaks aega maha võtta ja olla nagu täielikult eemal, et see on nagu, ma arvan, kõik turismitöötajad tunnevad seda, et siis tahaks eemale. Ja spordi osas, et sport on alati selles suhtes ükskõik mis, et ma alati mingi trenni leian, ma pean tegema, sest et nagu öeldakse, terves kehas terve vaim, et teist varianti ei ole minu puhul, et kui ma sporti ei tee, siis mu aju ei tööta. Et see on alati näha kohe, et see sport võib olla ka metsas jalutamine, aga ma pean liikuma. Et kui ma ei liigu, siis mu aju ei tööta, et see on minu jaoks väga oluline nagu teema, et mitte sellepärast, et ainult vormis olla, vaid just see, et mu aju töötaks, et see on, ja kuna see on lapsest saadik on harjumus, siis tõenäoliselt aju on harjunud sellega. Aga on see Taevaskojas nüüd natuke teistmoodi, need Taevaskoja metsad ja kui sa koertega seal liigud ringi, et ta on natuke teistmoodi ikkagi kui mujal? Kindlasti teistmoodi ja see jalutamine, ütleme niimoodi, et see füüsiliselt ei paku enam mulle kindlasti midagi, sest mu keha on nii harjunud sellega, aga tuleb lihtsalt hakata pikemaid ringe tegema, just naabrinaine eile kirjutas, kas nüüd on aeg koertega jalutamas hakata käima. Et see küsimus tuli mulle eile või täna hommikul äkki isegi Messengeri, et meil on siukene koerte gäng, 2 naist ja 5 koera. Et me oleme päris aktiivsed jalutajad, et meid võib alati kohata seal metsaradadel, et suvel kuuma ilmaga mitte ja suvel ka turistide pärast me ei käi, sest meie koerad ei taha rihma otsas olla, nemad tahaks joosta, nii et Okei, aga sul on mõnikord seal Taevaskojas just nagu jalutades ja just seal looduses viibides tulnud mingisugune moment, et on mingi keeruline olukord ja sa ei tea, kuidas seda lahendad ja siis sa tead, et nii, okei, nüüd ma võtan oma koerad, ma lähen loodusesse ja siis ma ilmselt nagu saan selle vastuse. Need momente on iga kord. Okei, iga kord. Ja need lahendused tulevad metsaradadel, mõtted tulevad metsaradadel ja kui mul on päris selline olukord, kus ma üldse tunnen, et ma olen kokku jooksud, siis ma lähen istun seal. Et siis ma võtan endale tunnikene, ma tean, kus on jäälinnu lennukohad ja seal on üks kivi, kus ma saan istumas käia, siis ma lähen ilma koerteta, sest neid ma pean ju kogu tagasi kutsuma, et nad ikkagi aru saaks, et ma tahan istuda. Et siis tuleb käia ja istuda, aga need metsarajad, et me olen alati klientidele öelnud, et need on tegelikult väljaspool suve palju ilusamad. Et sügis, talv ja kevad on Taevaskojas palju ilusamad, et ei tasu suvel sinna alati joosta.
et nad on vaiksemad, talvel sellist vaikust ei leia te kuskilt, mis on taevaskojas, see on müstiline vaikus, seda jääd lausa kuulama, seda vaikust. Kas ikka on vaikus? Jaa, kas see on ikka vaikus. Ja seda on tegelikult öelnud ka hästi paljud kliendid ja minu enda tuttavad, et isegi meie puhkekeskuse juures on kummaline vaikus. Selline vaikus, mida ei ole mujal maal. Et need on ka maainimesed, aga neil ei ole sellist vaikust. Et meil on mingisugune müstiline vaikus ja ma naudin seda väga-väga, et kui inimesed küsivad, et kuidas sa saad puhkekeskuse kõrval elada, siis ma ütlen teile, et 365 päeva ja nendest võib-olla lärmakaid kliente on 6 korda aastas, siis mul jääb 360 vaikset päeva. See ei ole linnaga võrreldavgi. Ma magan täna linnast kõrvatroppidega, sest see müra on minu jaoks liiga tugev. Lastelaagrid, mis meil on, see müra ei anna võrreldagi linnamüraga. See laste kilked ja kõik muud asjad on hoopis teine heli. Et seal on väga hea rahulik elada. Ülirahulik. Ja ma hakkasin mõtlema, et võib-olla ka lisaks sellele, et müra on praktiliselt ei olegi, on ka ju see, et valgusreostust ei ole ja siis tegelikult ju inimene ju magab paremini välja, kui on öösel on pime. Ma alati need kliendid, kes küsivad, et teil ei olegi toas pimendavaid ruloosid. Meil ei ole vaja pimendada. Ainukene on tõesti kevad, kui läheb liiga vara valgeks. Et siis võib olla, aga ma arvan, et see võikski olla teissugune olukord, kuhu sa tuled. Sul ei ole toas pimendavaid ruloosid, sul ei ole toas televiisorit ja sa vaatad aknast välja ja sul on tegelikult film kogu aeg. Et me kunagi ei pürgi sinna, et pakkuda luksuslikke tingimusi lukshotellile võrdväärseid. Et me just tahame, et meil oleks teissugune, meie keskkond oleks teissugune. Okei, enne kui me lähme edasi, ma ikkagi tulen sinu juurde veel tagasi, et ma tahan natuke veel sinu hobidest rääkida, et ma tean ka, et sa oled tegelenud klaasimaali joonistamise ja käsitööga. Et kas sa leiad iga nädalaselt neid mingisuguseid hetki, et nende hobidega tegeleda või mis on need hetked, kui sa midagi käelist teed? Ei leia. Taevaskojas ma ei ole klaasi üldse teinud ja klaasiga oli mul selline asi, et mul oli vaja oma Tartu korteris kunagi 20 aastat tagasi teha ukseklaasid, nii et nad läbi ei paistaks. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, et no mis seal ikka, et tuleb siis minna osta klaasi värvid ja teha endale ilusad ukseklaasid. Ja sealt hakkas see tegelikult päris jõudsas joones minema, ma hakkasin korjama kokku igasugustest klaasitootjatelt jääke, tõin endale koju, lõikusin neid, kleepisin neid, joonistasin neid, tegin küünlaaluseid, vaase, kõiksuguseid selliseid lihtsalt dekoratiivasju, lihtsalt enda obiks ja siis kinkimiseks siis sõpradele. Aga jah, see lõppes kahjuks Tartu teemaga ära, et Taevaskojas ma seda teinud ei ole. Ja teine minu suur kirg on olnud heegeldamine. Väiksena ma heegeldasin hästi palju igasuguseid asju lihtsalt teleka ees. Siis nüüd mul on olnud, ma arvan, 10 aastat see juuksekummide heegeldamine, et neid ma ka lihtsalt jagan tuttavate lastele, kingin, saadan sõpradele veel jagamiseks. Et see on ka selline tegevus, mis mulle väga-väga meeldib, aga jah, mu käed ei luba seda enam teha, et teen väga harva. Teen siis mingi 30 tükki korraga ja siis ei tee päris tükk aega. Aga just vaatasin üks päev, koristasin kappi, vaatasin, et olgu, et mul on need lõpuni tegemata, tuleb lõpuni teha. Aga mul on see, et mu jalad peavad liikuma ja mu käed peavad liikuma, et ma olen selles suhtes sükene ja peab ka kogu aeg töötama, et mulle meeldib, kui mul kõik töötab. Et käsitöö osas on küll see, et kui nüüd nagu keegi mõtleb välja tark selle ravimi minu liigestele, siis äkki ma pensionieas saan jälle seda teha. Loodame, kindlasti areneb. Ja, sinna ei jätagi muud varianti üldsegi. Ma tahaks nüüd liikuda veel natukene sügavamale võib-olla, et sa oled öelnud niimoodi, et sinu kohusetunne
ei luba asju teha poole vinnaga. Ja siis kuidas sa siis leiad seda tasakaalu oma kohusetunde ja enese hoidmise vahel, et vältida läbipõlemist? Alati ei leiagi, ma ütlen kohe ausalt, et on perioode, kus ma töötan ennast sõna otseses mõttes ribadeks. Aga mingi hetk mul jälle see 7. meel seal kuklas ütleb, et nüüd tuleb mingid asjad ära anda. Ja ma olen alati suutnud sellele piiri tõmmata õigel ajal. Ma ei ole nagu täielikult läbi põlenud kunagi, ma võin julgelt öelda, et ma olen kindlasti läbipõlemise piiri peal olnud kordi ja kordi. Aga need on kuidagi iseenesest lahenenud või on keegi teine tulnud appi mingil õigel hetkel mulle. Et Tartu sporti üles ehitades olime me tegelikult ka mõlemad Evega sellise läbipõlemise piiri peal, sest me töötasime 6 päeva nädalas alati, et meil ei olnud 5 päevaga võimalik asju ära teha. Ja siis mingi hetk olin ma küll hästi pikalt haige ja see oli tõenäoliselt märk sellest, et võtta hoog maha ja üldiselt ma jäängi haigeks siis, kui on viimane piir käes, et ma ei põe tavaliselt grippe ja muid asju, aga ma jään lihtsalt haigeks. Ja ma arvan, et ega kui mõistus ei võta, siis ütleb keha sulle, et nüüd tuleb siis mõistusel hakata midagi muud välja mõtlema. Minu tasakaalustaja on kindlasti sport. Kindlasti on üks see asi, mis mind tasakaalustab, et ükskõik kui kiire mul on, siis ma trenni ikkagi lähen, et ma ei jäta trenni ära. Suvel ma ei suuda rütmi pidada. Suvel on tõesti see, et neid asju on liiga palju ja nad ei ole sellised tavapärases rütmis. Et aga talveperioodil ma panen endale Google'i kalendrisse treeningute ajad kirja, mis siis, et nad mul meeles on, aga ma panen nad just sellepärast kirja, et see distsiplineerib mind oma kalendrit ikkagi haldama, et ma ei pane sinna kunagi mitte midagi muud. Et ja siis ma ikkagi olen kõigile ka öelnud, et trenn on nagu kirikus käimine, et ma ei jäta neid ära, et see on see minu aeg ja sinna peale ma nagu midagi ei planeeri. Et see on kindlasti see, mis mind tasakaalustab. Ja muidugi puhkused väljaspool hooaega, et perega püüame hästi palju reisida, hästi palju ära käia, olla kuskil mujal ja teises keskkonnas, et ja noh, reisimine on minu ka kindlasti üks suurtest hobidest, et ilma selleta ei oskagi enam elada, et ma tahaks nagu kogu aeg kuskile minna, midagi näha ja tahaks käia seal, kus tavaliselt turistid ei käi, et ma nüüd üle tüki aja käisin paketipuhkusel kevadel. Et meie lemmikriik on ikkagi Itaalia ja me lähmegi, lendame lihtsalt sinna ja hakkame lihtsalt sõitma mööda Itaaliat, et meil on ta tegelikult praktiliselt risti põiki läbi käidud, mõned kohad on minul käimata veel, et see on jah, meie selline lemmikpaik, et me tunneme ennast seal hästi koduselt, hästi nagu kuuluksime sinna. Et ma arvan jah, et kõik need võimalused täna nagu on olemas, et enda aeg maha võtta. Ja noh, sel aastal me plaanime seda pikalt maha võtta, et talveks nii pikalt ära minna, kui vähegi võimalik on. Et see oli meil juba plaanis natuke varem, aga siin tulid igasugused toredad situatsioonid ette, et ei olnud see võimalik. Aga ma arvan, et täna hetkel mul õnneks veel see sisetunne töötab, et mitte läbi põleda. Aga sel kevadel oli küll tunne, et ma vist olin vähem kui poole sammu kaugusel sellest, et see oli esimest korda elus mul. Et ma olin jah, pikalt haige ka ja see näitas selgelt kätte mulle, et jälle ma olen liiga palju endale võtnud. Ja noh, lisaks sellele on minu suur nii-öelda tegelikult ka hobi Rotary, mis võttis eelmine aasta minult väga-väga suure aja presidendina, et see on aasta, mille sa tahad teha maksimaalselt, minu puhul siis maksimaalsus kuubis, et see aasta sai maksimaalselt tehtud, plaane oli isegi mul rohkem loomulikult, kui ma jõudsin teha, aga noh, kui ma asjal otsa vaatasin, siis kõigil meil on 24 tundi ööpäevas, et midagi teha ei ole, et mul ei olnud neid rohkem.
ja see hea tegevus on ka olnud alati minu selline suur kirg, et kõik hulkuvad koerad-kassid tõin ma koju lapsena, kõik lapsed, kes väljas mängisid ja nutsid, tõin ma koju. et mul on alati see meeldinud ja Tartus me samamoodi tegime sõbrannadega seda sellist jõulupakkide hea tegevust ja otsisime rikkaid tuttavaid, kes ostaksid vaestele peredele arvuteid ja selliseid asju, et see on alati olnud minu suur kirg ja Rotary on see koht, kuhu ma olen alati tahtnud kuuluda. Et ma olen ülitänulik, et ma saan täna sinna kuuluda. Nii et on võimalik luua muutust maailmas ja teha maailmaga tegelikult paremaks paigaks ka läbi tähelepanu jagamise siis ja ka kui ma sind kuulen, siis jah, et tõesti see, kui mul on see igapäeva rutiin, ma kindlasti leian aega trenni jaoks, tund aega päevas, mõned korrad nädalas ma suudan selle võtta, selle aja ja ma tean, et siis tänu sellele ma jaksan ja siis, kui tõesti mingil hetkel nii-öelda haigus niidab jalus, siis on see kohe see nii-öelda foori tuli nagu, et kollane tuli hakkab blinkima, eks ju, et võta nüüd aeg maha ja siis, kui sa ei eira seda, sa mõtledki, et okei, nii nüüd midagi korrigeerin, teen, võtan aja enda jaoks, siis tegelikult sa saad ka kiiresti terveks ja sa saad selle megapoweriga jätkata. Nii et jah, ma olen täiesti nõus sinuga, kõlab hästi ja loogiliselt. Ma tahaks natuke arutada sinuga tuleviku töövormide üle, et kui meil on tulnud nüüd üha enam see paindlik töö, olgu selleks siis hübriid, kodukontori ja kontori vahel, kaugtöö või koguni diginomaadi eluviis, et kuidas sina näed neid tuleviku töövorme? Kindlasti on nad muutumas, et ma ise olin see vorm tegelikult juba ju ütleme 13 aastat tagasi, et ma tegin kogu oma tööd kodus, et see oli kuidagi loomulikult tuli, et ma käisin korra nädalas kontoris selleks, et näha inimesi, arutada võib-olla mingeid asju silmast silma. Ja ma olen enda nahal selle läbi teinud, kuidas jagada oma aega kodus lapse, kodu ja töö vahel ja see tuli tegelikult mul ülihästi välja. Ma tagantjärgi vaadates mõtlen, aga keegi ei andnud mulle ju nõu, kuidas seda teha. Ja see ei olnud ka tol hetkel populaarne Eestis ammugi mitte, et kellelegi ei tulnud pähegi, et keegi kodus tööd teeb. See võimalus oli tegelikult hästi avardav ja võib-olla ma ka täna sellepärast suudan seda hästi palju aktsepteerida ja me tõime enda ettevõttes selle ka kohe sisse, et me alati ei käinud kontoris. Me tegime ka mingeid asju kodus ja proovisime ka seda viisi, et kui tänapäeval tööd ei saa teha, et mul on omad asjad, siis ma teen öösel tööd. Et minu jaoks on hästi oluline, et töö on tehtud, kuna see tehtud on, ei mängi absoluutselt rolli, et oluline on see, et klient on rahul. Muu kõik on tegelikult teisejärguline, et kas ma teen seda 10 minuti kaupa, tunniga aja kaupa või 5 minuti kaupa, et inimesed on väga erinevad. Et mõni inimene tahab olla 8 tundi kontoris, mõni inimene soovib teha 10 minuti kaupa tööd ja see on tema jaoks hästi okei. Ma näen kindlasti täna seda, et töö tegemine muutub. Inimesed käivad ka puhkusereisidel perega ja on valmis tegema seal tööd just sellepärast, et olla eemal teises keskkonnas. Kui üks perekonnast saab puhkust endale lubada, teine mitte sel hetkel, siis tegelikult on võimalik töö ja puhkust täna kombineerida. Et ma arvan, et see on üks väga teretulnud asi, sest et ei saa alati kõik võtta suvel puhkus juulikuus ja kuu aega, et see tänases maailmas ei toimi enam. Et see on selline ilus asi, mida ma ise olen ju ka tegelikult aastakümneid saanud, et mul on 35 päeva puhkust ja suvel ja kuu aega jutti. Siis täna paljud ettevõtted seda endale lubada ei saa, et keegi on kuu aega kuskil ära, et see on avaliku sektori teema. Siis
ma olen täiesti kindel, et kui mina oleks situatsioonis, kus mina ei saa puhkust ja mu abikaasa saab puhkuse, siis ma olen nõus perega minema reisile ja panustama siis kas või neid hetki töö tegemiseks seal puhkuse reisi ajal, sest et siis saab koos minna. Et täna ei pea nii palju planeerima puhkuse graafikut. Minu meelest on see nagu hästi positiivne. Et ma ei pea märtsikuus ära ütlema, et ma lähen puhkusele, et mina olen hästi paindlik oma töötajate puhul täpselt samamoodi, et me proovime neid puhkuseid sättida nii nagu neile sobib mingi hetk ja nii nagu mulle sobib nagu siis ettevõtte juhina, et meile jookseks kõik asjad kokku. Eriti väikeste lastega on see oluline, et kui sul on juba lapsed suured, siis on natukene kergem see asi. Aga kui sul on väiksed lapsed, tuleb arvestada lasteaia puhkustega, abikaasa puhkustega, kõikide muude asjadega. Et tuleb olla paindlik ja järjest rohkem paindlik. Loomulikult kokkama koju tööle ei saa saata. See on loogiline ja koristaja peab ka tegema oma tööd nagu töö juures. Aga kõik muud ametikohad saavad teha seda igatepidi ja paindlikult. Ja ma ise hindan väga kõrgelt seda, et kui mul ikkagi kell 1 on väsimus peal, siis ma lähen koju magama. Sellepärast, et see on täiesti okei, et ma magan pool tundi ja ma teen oma tööd edasi, sest et töö saab tehtud. Aga kui ma olen väsinud, siis ma ei pea nagu nui 4 istuma ja mõtlema, et kuidas ma selle ära teen, sest ma olen nii väsinud. Ja vaatame ekraani niimoodi nokkiva sellise pilguga. Et see on oluline ja minu enda jaoks on see ka hästi oluline, et ma saan olla hästi paindlik, et see on üks selle koha väga suur pluss, et kui ma ikkagi täna ei taha hommikupoole tööd teha, siis ma ei tee seda, siis ma teen selle õhtul ära. No Taevaskojas sa oled tegelikult ka loonud väga läbimõeldud töötingimused ka peredele või kui me võtame ka need grupid, kes käivad need noortegrupid või siis kellele iganes selles mõttes, et kui oluline on see klientide tagasiside põhjal, et üks koht on ka töö tegemise peale mõelnud, ehkki see on võib-olla rõhuasetusega küll nagu puhkekeskus, aga et seal saab tööd teha. Meil on peredega nagu selliseid töötegijaid on võib-olla kõige väiksem osakaal praegu olnud siiani. Rohkem on siis noorteprojektid, kes saavad siis eraldi ruumi selleks, et nad saaksid oma tööasju teha. Neil on teatud ettekirjutused, et sel ajal nii mitu tundi keegi sinna ruumi siis ei sisene. Aga mul käib hästi palju ülikooli inimesi, käib artiklite kirjutajaid, nad võtavadki 3-4 päevaks ja tihti peale, kui ma küsin, et kas te vajate tuppa, lauda ja tooli, sest mul ei ole tubades niimoodi laudu tooli, aga on tube, kuhu saab siis töökeskkonna luua, siis nad ütlevad, et ei, et nad ei taha laua taga tööd teha. Nad tahavad kõndides tööd teha, nad tahavad metsas istudes tööd teha ja nad tahavad voodis tööd teha. Et alati ei olegi see, et nad sooviksid endale kontori tingimusi, vaid pigem nad tahaks just teistmoodi tööd teha. See keskkond on see mis inspireerib täiega, on ju? See loodus. Et võib-olla terrassi peal istuda, kus iganes. Et mul on üks artikli kirjutaja, kes kirjutab oma artiklit nii, et ta lindistab metsas. Et ta kõndides lindistab oma mõtted ja tegelikult siis ta läheb kirjutama tagasi oma nagu keskkonda. Et tema on meil aastaid käinud, nüüd eelmine talv ta ei käinud. Ju siis tal ei olnud artiklit mida kirjutada. või leidis mingid muud väljundid. Aga ma arvan et täna ikkagi inimesed kasutavad neid võimalusi ära ja teevad tööd, et ikkagi küsivad eraldi ruume, küsivad eraldi kohta, kus olla. Mõne seminari ajal on inimesel vaja tööasju ajada, et nad on tänulikud, kui nad saavad selle eraldi ruumi koha, kus olla. Ja kas nad on ka andnud tagasisidet, et nende sooritus on kuidagi moodi kõrgem, parem, kui nad on tavapärasest töökeskkonnast väljaspool? Väga palju tagasisidet ei ole. Ja et pigem need ülikooli magistri ja artiklite kirjutajad, et nemad on andnud tagasisidet, et nad jääkski siia, et nad ei läheks ära. Neil saab töö valmis. Neil saab töö valmis ja neil on ka rahaline ressurss piiratud. Et jah, nemad on andnud alati tagasisidet, aga nüüd, kes niimoodi teevad nagu sutsti
siit seminari kõrvalt või siis mingi suvepäeva kõrvalt või firma ettevõtte päeva kõrvalt, et noh, nemad pigem ei anna sellist tagasisidet, et võib-olla ma isegi mõnikord ei tea, et nad ju seda teevad, et kõigil meil on nüüd ju kogu aeg arvuti kaasas ja telefon olemas, et löögivalmis tööd tegema. Okei, aga anna mingid häid nippe, et me saate alguses, ma loodan, et mul on õigesti meeles, et sa ütlesid, et sa ei ole otseselt nagu neid uusi algusi läinud ise nagu otsima, et oot, kus on see uus algus või ma metsikult vajan seda uut algust, vaid et see uus algus on ise nagu tulnud, aga kui ta on nüüd kohale jõudnud ja ütleme need, kui kuulajad ka kuulevad, et kas sul on siis mingisugune rituaal või harjumus, mis on siis, kui sa oled aru saanud, et okei, see on nüüd uus algus, et mida sa siis, kuidas seda uut algust tervitad, kui sul on selline asi? Ei, mul sellist rituaali kindlasti ei ole, et pigem ma olen alati selle uue alguse puhul tuleb korra see tagasilöök, et kas mul oli seda vaja. Et kas ma hakkan jälle otsast peale, nagu kas mul oli, miks ma ei võinud rahulikult oma tööd edasi teha, mille ma olin üles ehitanud. Et kas mul oli seda vaja, see küsimus on tegelikult alati mu pähe tekkinud. Et, aga siis ma alati vastangi endale, jah, see on nagu minu väljakutse, et jälle midagi uut teha, jälle midagi otsast peale alustada ja kui ma seda ei teeks, mul hakkaks tõenäoliselt igav, et minu jaoks oli nagu see koroona kodus istumise aeg kohutav stress, et lihtsalt istuda diivani peal ja mitte midagi teha, et mul ei mahtunud see absoluutselt pähe, et mitte see, et mis nüüd saab, see oli niikuinii küsimus ja kuidas neid olukordi lahendada, aga kuidas me nagu mitte midagi teha ei saa nagu, et ma lihtsalt istun, teen süüa, söön, jalutan ja ma tegelikult mitte mingit tulemust sellel ei ole. Et aga noh, kui ma selle kokku võtan pärast tagantjärgi, siis see oli nagu imeline aeg nagu esiteks tundma saada oma metsasid, mida ma nii palju risti põiki ei oleks iialgi läbi suutnud käia. Mul on omad kindlad rajad, kus ma käin koertega, aga selleks, et neid kuid seal kodus istuda ja vaheldust saada, siis me ikkagi otsisime uusi radasid, käisime rohkem. Nüüd võivad mulle kliendid helistada, et ma olen selle puu juures, ma olen eksinud, kuhu poole ma minema pean, et mul on nagu iga nurk on selge. Et see oli nagu kindlasti selle aja nagu väga suur pluss minule, et ma olin natuke liiga vähe käinud nagu nendel radadel, mis seal tegelikult on võimalused. Ja noh, söödud sai palju ja siis mingi hetk, kui tuli tegutsema hakata, siis tegelikult see rõõm oli tohutult suur, et see rõõm nagu, ma sain kohe paralleeli tõmmata selle rõõmuga, mis mul oli 2015, kui ma sain kevadel ära maksta kõik võlad, siis ma helistasin omalikuna ja ütlesin, et ma poleks iial arvanud, et ma tunnen rõõmu arvete maksmisest. Ja siis kui see koroona lõppes või noh, ütleme siis juba nagu sai vahepealgi samme teha, siis see töörõõm oli nagu topelt suur, et ma saan midagi teha, mis nagu viib edasi. Ja tõenäoliselt ma ei olegi paigal seisja oma loomult ja sellepärast ka need uued algused minu ellu iseenesest tulevad, et ja võib-olla ma ei ole ka otsija ja sellepärast nad tulevad ise mu ellu. Et ma kuidagi ei taha selles rutiinis ja mullis olla, et ma lihtsalt istun seal ja põrkan selles ühes ja samas mullis. Et mul on vaja kogu aeg midagi teha, et iga kord, kui ma endale luban, et ma midagi suurt ette ei võtta, siis ma võtan 3 suurt asja korraga ette. Et jah, ma pigem arvan, et see lihtsalt on mulle ette nähtud, kaasa antud. Inimestes võib ka väga palju selles mõttes ärevust ja hirmu tekitada uus algus, et mitte küll sinus, aga noh, ilmselgelt sa oled ka palju inimesi enda ümber näinud võib-olla, kes muutuvad ärevamaks uue algusega, et mida sa soovitaksid nendele inimestele? Ma arvan, et seda sama mõtet, et hakka tegutsema. Kui sa hakkad juba tegutsema, siis tegelikult see võtab võib-olla kuu, maksimaalselt 2, kui sa saad aru, et tegelikult see asi ei ole üldse nii keeruline. Ja kindlasti on inimesi, kellel ei sobi mingi töö, aga ma arvan, et pigem ongi see otsitud töö. Kui see sulle nagu juhuse tahtel tuleb, siis ei saa olla ületamatu.
et võib-olla see ongi see, et kui ma paaniliselt midagi otsin, siis ma võin sattuda paaniliselt sellise asja otsa, mis mulle tegelikult üldse ei sobi. Ja mul on tõesti elus vedanud, et mind on nagu kas suunatud kuhugile ja tõstetud, et võt nüüd Triinu, sinu koht on seal ja nüüd liigud sinna ja sinna, või siis need on tulnud läbi järgmiste juhuste minu juurde, et tõenäoliselt need juhused on siis mulle loodud. Et see ongi nagu see, millesse mina täna täielikult usun, et inimesi, kes saadavad oma CV-sid paaniliselt hästi paljudesse kohtadesse ja erinevate valdkondade töödele, siis sa võidki sattuda kogemata sellise töö peale, mis sulle tegelikult üldse ei sobi ja ei meeldi. Ja teha tööd, mis sulle ei meeldi, mina seda ette ei kujuta. Et ma lihtsalt töö tegemise pärast peaks seda tegema. Ma tahaks alati, et mu töö oleks mu hobi nagu, ja, see on ilus mõte. Et see on nagu, siis sa teed seda kirega, siis sa tahad seda teha ja siis sa tead, mida sa teed. Et ma alati käin maailmas, reisin ringi ja ma olen ikkagi see perfektsionist ja kretinism on mul lööb alati igal pool välja. Ma alati vaatan, kuidas on teised teinud, missugused on lahendused, mis on miinused ja plussid. Ja kui ma käin ise majutamas ja ma leian mingisuguseid asju, mis ma näen, et on valesti, siis ma ei anna kunagi tagasisidet halva tooniga. Ma juhin alati tähelepanu, aga ma leian alati sinna kõrvale asjad, mis mulle väga-väga seal meeldisid. Et see on hästi oluline, sest et turismiettevõtjana ma tean, et kui ma saan ainult negatiivse ja seda positiivset sinna kõrvale ei tule, siis ma ei oska neid asju alati lahendada. Et ma olin ise majutuses, pidin tegema Rotary klubi 30 aasta pildinäitust ja ma ei suutnud seda kodus teha. Ma võtsin selleks endale Pärnusse hotellitoa või ütleme lihtsalt korteri. Istusin seal ja tegin seda ja selles korteris oli tehtud päris palju toredaid asju. See oli voodipesu vahetamata. Mina turismiettevõtjana näen seda kohe. Ja mind ei šokeeri sellised asjad. Ma nägin, et kapis on voodipesu, ma vahetasin selle voodipesu ise ära. Ma andsin omanikule tagasisidet ja ütlesin, et ta ei pea muretsema, sest ma oskan ise voodipesu vahetada. See ei ole üldse probleem. Juhtus, ikka juhtub. Järgmine päev oli mul vahuvein laua peal, kommid laua peal ja mulle kanti osaliselt raha tagasi. Ja kui ma koju jõudsin, siis ma kirjutasin talle hästi ilusa sõnumi. Ja kiitsin kõike seda, mis tegelikult oli seal super hästi ja neid asju oli ju palju rohkem, mis seal super hästi oli. See oli ideaalne keskkond minule, ma leidsin õige koha ja siis ma sain vastuseks, et ta on täiesti šokeeritud, et sellise asja tagajärjel keegi suudab sellise sõnumi talle kirjutada, et ta luges 4 korda ja mõtles, et ta on selle kellegi teiselt saanud. Ja ega see on jälle mingit irooniat, topeltirooniat. Ta isegi ütles, et see pole võimalik. Ma ütlesin, aga ma tean, mis tunne see on, et ma panengi alati inimestele südamele, et nähke halba, andke tagasisidet, see on hästi oluline ettevõtjatele, aga nähke ka head ja ka kiitke. Et kui seda kiitust ei tule, siis tegelikult lammutame me oma kohalikke ettevõtjaid. Et nähke head. Et alati kriitika on tere tulnud. Ma alati klientidele ütlen, et ka negatiivne tagasiside on tagasiside, sest meie teame siis, mida me saame paremini teha. Kui me seda tagasisidet ei saa ja teile jääb halb tunne, siis me ei tea, mida teha. Et jah, see on oluline. Et me annaksime nagu sellist head tagasisidet. See on ka töötajate osas, et alati inimesed eksivad ja ma olen hästi nõudlik tööandja kindlasti. Et ma ei ole kindlasti selline tööandja, kes ainult ninnu nännutab, et ma ei käi sinna kategooriasse. Ma nõuan endalt palju, ma nõuan teistelt palju. Asjad peavad olema tehtud praktiliselt ideaali lähedaselt, parem kui veel ideaalselt. Aga ma ka kiidan alati. Ma ka alati lohutan, kui midagi on halvasti, sest et kõigil juhtub. Ja need on need õppetunnid, kus me saame edasi minna, me saame veel paremini teha. Ja mis ma oma töötajatele alati räägin, mis küll ei jõua alati vanemale generatsioonile kohale, nooremad saavad aru sellest, mõistavad, et kriitika ei ole sinu isiku pihta. Kriitika on töö.
ja töö on see, mida me saame alati paremini teha. Seal me saame alati areneda, midagi paremini teha, midagi ümber mõelda. Et inimesed ei tohi isiklikult võtta, et mitte kunagi tööandja ju tegelikult ei tule kedagi isiklikult solvama. Ta soovib, et see asi oleks paremini tehtud ja seda saab alati paremini teha. Et noorematega on lihtsam. Aga vanema generatsiooniga on väga raske selles osas, et see solvumine on hästi kergesti tulev. Et võetakse hästi isiklikult asju. Et ma alati naeran neile, et kui mina võtaks asju isiklikult, siis ma oleks juba ammu surnud. et noh, ei tohi isiklikult võtta, et see sama kliendi kriitika ka, et noh, see ei saa olla isiklik. See ei ole sinu pihta, kui sa ei ole just klienti solvanud. et kui see, ma ei tea, ämbliku võrk on sinna kuskile jäänud, siis mina alati naljatan kliendile, ütlen, et aga me oleme looduses, me oleme ju maja ehitanud siia nende kuju. Nad peavadki sisse tungima. Me oleme nende, kui meil on sipelgad kevadeti majas, mul ei ole mitte midagi teha. Ma võin ükskõik kas pea peal seista. Nad ikka leiavad selle raja sinna majja sisse. Me oleme ehitanud selle maja nende koju, nende metsa. Me ei ole seda maja ehitanud kuskile, kus ei ole elu ja loodust. Et see on meie sellised, proovime naljaks keerata asju. Et seda ma olen õppinud. See kindlasti ei olnud mu tugevam külg. Et proovime kõik asjad naljaks keerata. Ma olen naernud Siretiga ka meie maksmata arvete üle päris alguses. Me lihtsalt naersime iga kord, kui keegi helistas, et meil on veel üks arve kuskilt ujus välja. Et see aitas nagu selle olukorra üle elada. Et huumor peab olema. Ja selles osas ma olen hästi tänulik oma Rotary klubile. Selles suhtes see huumor, mis seal on, see on asendamatu minu elus. Täna ma ei kujutaks ette, et ma ilma selleta elan. Väga, väga lahe. Väga armsad mõtted. Tulid nüüd viimasest nipinurgastist eriti, et aitäh sulle, Triinu, et siis hea kuulaja loodame, et sa said siit palju mõtteid. Tänases saates me rääkisime Triinuga ja kõlama jäid siis need mõtted, ikka need viimased mõtted, kuidas näha head, kuidas anda siis selle hea kõrval võib-olla siis selle edasiviiva suuna, et kuidas me kõiki üksteist saame ju tegelikult heas mõttes korrale kutsuda, et keegi meist ei jookseks lati alt läbi, vaid juhime sellele latile ikka tähelepanu, et sealt mõnest latist peab ikkagi üle hüppama, olema oma ülesannete kõrgusel, hoiame huumorit elus, hoiame liikumist oma elus, leiame selle aja, et olla heas vormis nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Ja võib-olla siin ma olen kohe tsitaadi välja valinud. Valisin selle igaks juhuks, ma ei teadnud, kas see läheb üldse meie teemadega kokku, aga tundub, et siiski läheb. Et John Wooden, kes on siis kuulus Ameerika korvpallitreener, kes on ka selline pühendumusele, isiklikule kasvule keskendunud, kui ta asju välja ütleb, on öelnud nii, et ära lase asjadel, mida sa ei saa teha, segada asju, mida sa teha saad. Nii et aitäh sulle, Triinu, aitäh tänased kuulajad ja uute kohtumisteni. Aitäh, Lisanna. Aitäh.